statsionaar Ravi tänavas ehitati aga ümber sõjaväe tasanduseks. 60. aastate alguseks oli sisustuses lootusetult kitsaks jäänud ja see tingiski 1962. aastal Ravi tänava statsionaari avamise. Mõte liikus Tali puuhaigla ehitamisega juba tollal, selle planeerimiseni jõuti aga alles 80. keskel. Ehitama hakati 1988. aastal, 2 aasta pärast teed eestasi. Ehitus algas uuesti pärast 15 aasta möödumist 15. oktoobril 2003. 1996-97 oli haiglahoone valmis ehitamine nii Riigikogu sotsiaalkomisjoni kui Vabariigi Valitsuses prioriteediks tunnistatud. 97. aasta riigieelarves oli selleks 10 miljonit krooni. Siiski keskus ehitus taas. Alles mais 2001 allkirjastasid Eesti Vabariigi peaminister ning sotsiaal- ja rahandusminister ühistukavatsuste protokolli, millega kinnitasid valmidust teha kõik, et haiglahoone ehitus 2002. aasta alguses jätkub. Siiski võttis Riigikogu alles 2003. aasta juunis vastu lisaeelarve, millest 263 miljonit oli ette nähtud sealne uue haiglahoone valmis ehitamiseks. Nüüd oleme suure sammu edasi astunud. Ehitajatel jätkub tõsist tööd veel peaaegu aastaks. Töömahuka objekti puhul on vastutuski suured ja eksimisi tuleb vältida. Regulaarsetel nõupidamistel paneb peaehitaja FSM koos alltöövõtjatega töögraafiku täpselt paika. Objektis oli peaasjaks hinnade silmas töömehi ja pole ükski hetke, kus lõpptähtajaks kinnipidamine kahtluse alla satub. Näidist alati avamine 15. märtsil 2004. Ehituse taasalustamisest on möödas 5 kuud, on üks vaheetappe enne lõpuks võttu. Vastavalt eelmise aasta septembris allkirjastatud lepingule on ehituse tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja tänu haiglast saab valmiva hoone renti. Ehitaja FSM lubab, et ehitustööd lõpevad septembris-oktoobris ja siis võib haigla uude majja kolida. Ja põhjalikult planeerivad haigla töötajad eesotsas juhatuse esimehe Urmas Tulega talveasutuse funktsioneerimist uues hoones.